Tere hommikust, head Narva-Jõesuu linna elanikud. Täna hommikul toimus Narva-Jõesuu kriisikomisjoni erakorraline istung seoses sellega, et möödunud neljapäeval on valitsuse poolt kehtestatud eriolukord meie riigis. Tänasel komisjoni istungil olid kokku lepitud ja paika pandud need ülesanded, mis riik on meile eelnevalt seadnud. Ja kriisikomisjon täna otsustas, et tänasest päevast alates kõik koolid, huviringid, hallatavad asutused on suletud. Homsest päevast alates on suletud ka mõlemad lasteaiad, kuna suheldes lasteaedade direktoritega tuli info, et mõlemas lasteaias on laste arv üsna väike, mistõttu homsest päevast alates ei tööta ka meie lasteaiad. Koolides, lasteaedades ja teistes õppeasutustes tööprotsess või õppimisprotsess toimub siis kaugõppe vormis. Lisaks sellele on suletud ka rahvamajad, saunad, enam ei tööta. Esialgu siis 2 nädalaks on antud otsus meie poolt tehtud. Ei käi ka koolibuss, kuid komisjoni poolt on otsustatud, et kui selle bussi vastu tuleb vajadus, siis me käivitame selle bussi uuesti, aga juba teiste eesmärkide saavutamiseks. Täiendavalt otsustasime, et tööprotsess siin linnavalitsuses jätkub. Uksed on küll suletud, aga kui on mingi kiireloomuline küsimus, siis kodanik võib meile kirjutada e-postidel või siis helistada ja eraldi kokkuleppe alusel ta võib siia linnavalitsusse tulla. Kõik ametnikud on kohal ja juhul, kui keegi ametnikest või töötajatest soovib teha tööd samuti kaugtöö vormis, siis sellest võib eraldi vahetu juhiga kokku leppida. Jälgime pidevalt meile saabuvad infod valitsuse poolt, sest olukord muutub isegi mitte päevade kaupa, vaid lausa tundide kaupa. Viimased 3 päeva on seda väga selgelt näidanud. Homme ehk 17. märtsil toimub ka maakonna kriisikomisjoni istung. Teiste omavalitsuste esindajatega me pidevalt suhtleme ja homme saame täpsemalt teada, mis toimub teistes omavalitsustes. Suhtleme ka meie perearstidega, et võrreldes teiste omavalitsustega meie olukord Narva-Jõesuu linnas ei ole niivõrd kriitiline. Perearstid hetkel ei ole ülekoormatud. Rääkides meie kodanike ehk Narva-Jõesuu elanike käitumisest, ma palun teid vältida naaberriikide külastamist lähiajal. Palun teil vältida võimalikke rahvakoosolekuid või koos viibimisi, kus korraga viibib üsna palju inimesi. Ja samuti kõik jooksev info avaldatakse meie linna koduleheküljel, meie Facebooki leheküljel ja teistes sotsiaalmeedia allikates. Tänan teid ja vabandan võimalike ebamugavuste pärast.